Tere varahommikust Glasgow'st, Glasgow äralinnast. Ma olen hetkel jõudnud oma ööbimiskohast välja ja liigun järgmise sihtkoha poole, mis hetkel on bussijaam, aga sealt edasi ma juba lähen mägedesse, aga ühe mäe otsa küll, Benlomond mägi. Private vessel could go to Rovedene. My name's Nick. And we also have Ryan on board. I'm just going to give you a quick safety announcement as we're making our way across. Oleme Tartus, õigemini nüüd oleme Tartust väljas teel Rovedenenisse. Imelised vaatavad siin. Edasi. Ehk siis ma olen Rovedenenisse ja hommikul edasi Lassi. Kõigepealt tehniliselt siin tagasi, siis siin punktist teeks Glasgow poolega. Aga terve vaatamine ära. Mitte keegi teine pole lihtsalt nii roll, et tulla laupäeva hommikul sellise ilmaga veel loomadelt sa ronnima. Vähe nüüd maaliga. Nüüd mul tuleb nii kaua taga. You have come to watch me climb Benlomond. Please, come enjoy. Teen oma esimesi ülesmäge samme. No, algus on palju lubav. Kui lõpuni ainult oleks niisama lihtne. Ma loodan, et selline ilm püsib enam-vähem ikkagi lõpuni välja, et tõenäoliselt siin ikka tuleb vahepeal paar vihmasabinat, sest muidu see ei oleks Šotimaa. Aga üldjoontes ma ootan täiega seda. Täiega lahe. Ma loodan, et see on see õige rada. Suund on õige. Siin tuleb jalgu pühkida, et vältida taimede saastumist. Algul on väike kitsarada. See peaks olema see nii-öelda turistirada, ehk siis lihtsam, mitte väga järskude kaljunukkide asjadega, vaid lihtsalt niisugune chill. Ma mõtlen, et kui ma väga palju käin ka, siis ma siit lähen kindlasti üles. Aga kui ma väga julgeks muutun, siis äkki ma lähen seda teist teed mööda alla, mis pidi olema
veidikene keerulisem, aga ma kahtlustan, et see ei ole ka tegelikult midagi väga hullu. Eriti kuna see on alla mäge, põhiliselt veeren alla. Nagu minu näo järgi võib näha, mis on üsna märg juba, olen ma juba tükimaad üles jõudnud mäe otsas. Ja täpselt nagu all tundus, on vaated siin täiesti hunitud minu jaoks. Siis ma ei tea, kui ma elaksin Šotimaal, ma vist käiks iga päev kusagil mägedes vaatamas siin. Või lihtsalt koliks kuskile mingi mäe otsa. Sellest kaamerast praegu pole väga näha. Aga tegelikult see rada on ikkagi rahvast täis. Et okei, siin on praegu 3. punt nüüd, aga minu taga on ka veel vähemalt 2-3 200-300 punte ja täitsa minu ees seal üleval on vist mingi 10. punt või isegi rohkem. Ja no ma ei kujuta ette, mis üleval täitsa toimub veel. Et see, et ma tulin üksinda praamiga, tähendab seda, et ma olen ainuke roliga, lihtsalt pole autot, et siia tulla. Aga kõik ülejäänud siin, ütleme nii, et see autopark oli ikka autod täis. Ehk siis ikka populaarne koht, nagu arvata oli. Aga täiesti aru saada ka miks. Glasgow'le lähedale ja ikka õnniselt vaated. Nagu taaskord minu näost ja ka vaatest näha võib, siis olen ma jõudnud veelgi kõrgemale, veel Loomandi tippu. Või noh, mitte vist tippu, aga tipu lähedale. Rada ei ole hullu. Treenimata isiksusele veidikene harjumatult palju tööd, aga ei midagi rasket ega ületamatut. Vahepeal puhata lihtsalt, mul peagi. Ühel hetkel tahaks ainult drooniga välja lasta, enne kui liiga tuuliseks läheb. Vaikselt tundub, et kogub hoogu. Noh, nagu arvata oli, kätte on jõudnud klassikaline Šotimaa ilm, ehk siis hakkas sadama. Õnneks on niisugune õrn seenevihm. Kaugustesse vaadata siis tundub, et ikkagi peaks sadama minema. Kuidas kui ta seda, mis ma näen ja ilmateadet ka. Ehk siis Water on the Bridge, väikene sibin-sabin muudab võib-olla pildid veel lahedamaks. Nagu näha, ma hästi mäletan, missugune ilm eelmine kord oli, vahepeal igatahes oli ilus. Ma sain drooniga lennata. Ma ei kujuta ette, kui head pildid need tulid, aga eks pärast näeme. Igatahes nüüd sajab kindlasti. Tundub, et sajab mõnda aega. Nii et ma panin juba kohe kile ka peale, et siis natukenegi vähemalt säästa ennast haigusest. Ma olen vist üsna tipu lähedal juba, ausalt öeldes. Sest aina rohkem hakkab tulema rahvast vastu mulle ja noh, tippu midagi pole näha. Nii et tuleb ainult aimata, et lõpp on lähedal. Ma siiamaani ei tea, kummal poolt ma alla lähen. Sõltub muidugi väga sellest, kui pekkis ilm on. Aga nüüd teel üles on aeg nautida klõpse. Tyrrell's Burrow Sea Salted ei ole sponsoreeritud. Vaikselt läheb päris külmaks ausalt öeldes ka. Püksid on see niiskus muidugi. Tõenäoliselt ilmselt on see kõrgus ka. Ja kätel on päris külm, peaks kindlasti olema kätte. Aga kõigepealt tuleb klõpsele siia.
see on ikka hea, et GoPro suudab olla kuni 10 meetri sügavusel vee all ilusti veekindel. Siis mul on praegu selline tunne, nagu et olekski 10 meetri sügavusel vee all. Aga lootust on, et äkki ikkagi jääb järgi see vihm lähima 10 minuti jooksul. Aga noh, see on ainult mitte educated guess, vaid just hope. Ben Lomond peaks paistma, ilm on enam okei, tuuline, aga ikka vast läbi saja enam. Aga nagu öeldakse, siis lõpp on ikka kõige raskem ja antud hetkel selline parajalt nörditav. Tahaks öelda, et on lebo, aga peab tunnistama, et jalalihast on ikka päris läbi juba. Õnneks tippist oleme kaugel, vaated on hunnitud, aga kurat, lihased ei jaksa enam üldse. Ei teagi nüüd, kas minna alla tuldud teed või proovida teist teed ka. Üks on kindel, drooniga ma veel lendan. Vahet ei ole kui kõrgel, aga ma lendan. If the weather is shite, wait 5 minutes. It'll still be shite, just in a different kind of way. Nii et jah, ega üldjuhtes ütleks, et väga hea ilm praegu. Tuul on meid külm, aga ei ole midagi hullu. Riietega on hea. Alasti siia tulla ma ei soovita. Pole võib-olla tervisele kõige parem. Kuigi ma olen näinud siin küll vähemalt paar inimest lihkaritega. No nii. Ime ilusad vaated on siin. Ausalt. See mu lemmikkalju. Aga nüüd liigume veel viimaseid samme ja me jõuame Ben Lomondi kõige kõrgemasse punkti. Nii et tähtis hetk. Selle reisi tipphetk. Kõige rohkem planeerimist nõudnud. I think that way is quite clear. Let's see that way. Ja kohal. Et asja veidi huvitavamaks teha, siis tegin ma just otsuse, et ma liigun tagasi mööda seda veidikene raskemat teed. Siis võib-olla ei olegi targem vaadates seda ilma, mis jälle peale tuleb. Aga ütleme nii, et siin saab olema huvitav selle raja peal. Loodame parimat. Ilm on jälle suurepärane ja mul on väike saba ka, aga noh, äkki ühel hetkel jah, saba maha. Aga ma arvan, et see rada on huvitav. Siin on palju fotomomente juba. Ma arvan, et tuleb veel, oleks võib-olla veelgi rohkem, kui see vihma vähemalt ei ole. Udu on lahe, aga vihm mitte nii väga. Nii et vaatame, mis sellest asjast välja tuleb, et drooni
drooniga, kes praegu ei saa midagi. Ma kardan. See asi, mis praegu alla saab, ei ole mitte vihm, vaid rahe. Korralikult suured tükid rahe. Räme tuul tuli ka. Ei vea kohe üldse. Aga noh, anna 5 minutit aega, siis tuleb uus siht. Mullos on läbi jälle mõneks ajaks ja liigume edasi. Siin on mõnusalt värviga libe, aga vaata neid vaateid. No vaata lihtsalt. Fucking love Scotland. Hate to weather though. Tere, kuidas siin üldse saab üks päev kuiva nahaga olla? Ei saagi. Noh. Kurat, iga 2 sekundi tagant teeb pilli jälle. Kohe on melukaart täis ka. Kohe sellega mingi 1000 pilti tuleb täna juba julgelt ära. Nii, kuna siin on juba täitsa okei. Ma olen siin mingi paar künka vahel sattunud. Päike on väljas. Tuult ka ei ole väga enam. Paar tilka piiska tuleb siit vahepeal. Ilmselt kuskilt kaugemalt tuulega jälle. Elu on ilus jälle. Ja teie, kui ma surma ei saa, siis teie on väga ilus. Ja siin on mida vaadata ja pildistada. See on epiline tee tegelikult. Mul on endiselt täiega hea veel, et ma sealt tulin ülesse, aga mul on veel parem meel, kui siit olen alla. Ehk siis on huvitav. Ma olen põhimõtteliselt neid mägesid seal, seda vaadet siin ja muidugi vana head Ben Lomondit pildistanud siin viimased pool tundi vist vähemalt, ütleme mingi 300, 200, 300 meetri raadiuses nii oma Sonyga kui ka drooniga. Vahepeal ikkagi seda vihma jäi järgi, nagu praegugi näha on. Tuult ka oli vähe, praegu ka vähe. Ja siis ma sain drooni välja võtta. Ja vähemalt mõned pildid ma sain tehtud. Nagu alati, mul ei ole aimugi, missugusena need välja tulid. Seal on väga ilus praegu. Eks mul ei ole aimugi, missugused need välja tulid. Aga juba see fakt, et ma sain lennata sellega, see oli lahe. Ja no, mingi pilt ikka pidi tulema välja enam-vähem niimoodi. Ühesõnaga, mis tahtsin öelda on see, et ma olen väga pikka aega püsinud väga lühikese territooriumi peal ja ma ei jõua elu sees alla postelisse kuivama, sest
ma lihtsalt, ma ei saa sellest kohast minema siit. Ja ma jään seda veel pildistama ja siis ma veel korra pildistan seda ka uue nurga alt. Oh jah, raske on see fotograafi elu, raske. No ma siin vahepeal jõudsin juba rõõmustada, et ilm on ilus. Aga noh, vähemalt natukene aega tuleb väike sabinat ikka siin jälle. Vaated on endiselt vinged. Tšau-tšau. Siin vahepeal jõudsin tõdeda juba, et see mäest allaminek pole alati ainult allaminek. Et siin ei ole pidevalt ju nagu neid erinevaid nõlvasid ületada. Ja see teatavasti on ülesminek. Ja siin vahepeal tuleb topelt tööd rügada, et saavutada sama tulemus. Oleks ma läinud teist külge, siis esiteks ma olen nagu nii ringiga läinud sealt. Ja teiseks ma oleks ainult allamäge olnud. Siin ma olen ikka rähenud veits ülesse, veits alla, veits üles, veits alla. Vaatad muidugi kõik on seda väärt. Ja teoreetiliselt vist ei tohiks väga palju pikem olla, sest see vist jõuab enne minu hotelli poole, kui see teine rada, aga veits raskemat teed pidi ilmselt siis lihtsalt. Nagu näha jälle, no lihtsalt, no ma võikski neid vaateid jääda nautima. Mitte ainult nautima, vaid ka pildistama. Mul on teinud praegu, ma ei saa praegu vaadata, aga mingid 1200-1300 pilti siin põhimõtteliselt ühest kahest mäest. Ja ma ei kujuta ette, millal ma need kõik pildid läbi vaatan. Rääkimata siis sellest, et ma vähemalt enamikke neist piltidest ka töötleksin, postitaksin, kasutaksin kusagil, teist korda vaataksin isegi. Ma teadsin, et see asi võib olla huvitav. Ja ma siin vahepeal lihtsalt mõtlesin veel, et ka, ma teen siia poole, siin on lahedam vaade. Ja et kas nagu see reis siia Loomandi äärde, Loomandi tippu, kas see on seda väärt? Ajaliselt, rahaliselt? No rahaliselt ei ole veitsikut palju tegelikult, on mingi 35 eurot oli transport või sinna kanti, natuke rohkem võib olla. No majutis ka, aga majutis tahaks nagunii vaja olnud. Et kas see on seda kõike väärt? Ja ma võin julgelt öelda, et on. Nagu see on minu jaoks midagi nii teistsugust. Kõik need mäed, kõik need vaated. Piltide peal sa näed, ma arvan, pärast piltide vaatele see ei tundu midagi nii hämmastavat, vaata teiste inimestele mingi palju mingimad kuskil Everesti tipus niimoodi, aga minu jaoks ja siin päris elus niimoodi seda kõike näha. No see on lihtsalt hingematev. No siin on kõige pesuehtsam näide fraasist down the side of a mountain, sest see on tõesti kenakene said, natukene valesti astuda ja natukene veereb. Vähemalt on vist pehme maandumine, kui sa sinna järve kukud, aga seal on ka mingi puud on ees, et tõenäoliselt see kukkumine ikkagi ei lõppe järves ja võib-olla lõpeb juba enne seda, kui sa puudenigi jõuad. Vähemalt sinu teadvuse jaoks. Nagu minu väsinud näost, natuke rõõmsast, natuke kurvast ja suhteliselt lagedast ja lamedast pinnast võib tuletada, siis ma jõudsin tagasi maismaale, siledale maale, kus saab inimese kombel käia. Täiega lahe oli. Teeks seda uuesti, võib-olla mitte täna, võib-olla mitte homme, aga täiega teeks seda uuesti. Täiega lahe oli. Ja nüüd on vaja rutiiniga tegeleda,
kõigepealt natukene võib-olla üritada pildistada midagi. Ei tea, ühesõnaga. Väsitav oli, hariv oli, huvitav oli. No mingid omadused on kindlasti veel, aga aju on nii väsinud. Kokku kestis asi mul natukene 8 tunni. Noh, eks sinna sisse kuuluvad kõik need käimised, aga ka peatumised, pildistamised. Aga ikkagi kogu see kogemus ilmastikuolude käes kõike seda nii kaua olla on ikkagi päris väsitav. Ja homme varakult jälle. Igatahes siin on minu öömaja. Kohal ma olengi. Ja nüüd on vaja vaadata, kas ma saan kusagil ennast ja oma vähemalt jalanõusid pesta.